Minu nimi on Radi Tegova. Minu haridustaust on geneetika ja molekulaar- ja rakubioloogia. Sellel erialal on mul siis kraad ja olen üle 10 aasta biotehnoloogia ettevõttes erinevatel ametikohtadel tegutsenud. Ja enda ja lähedaste terviseteemad viisid alternatiivsete variantide otsinguni. Niimoodi tuli minu ellu toitumise teema, joogateraapia ja samuti Hiina meditsiin. Ja tänaseks päevaks olen ma siis doktor Bürklandi ja doktor Wongi käe all õppinud üle 5 aasta siis juba ka Hiina meditsiini. Rahvatervise Akadeemia õppeni jõudsime tänu Siretile. Meie esimesed tutvumised, kohtumised jäävad siis sellesse aega, kui ma biotehnoloogia ettevõttes tegutsesin. Ja meil oli suur rõõm Siretit näha seal, meile tegemas ettekandeid, mis olid äärmiselt praktilise väärtusega. Ma arvan, et see oli see, mis mind võlus. Mul on väga hea meel, et siin Tervise Alkeemia Keskuses doktor Bürklandi, doktor Wongi käe all siis kõik terapeudid, kes on oma õppe saanud, et meil on selline terviklik lähenemine. Et ei ole mitte ainult Hiina meditsiinimeetodid nagu akupunktuur ja taimeravi, moksateraapia, akupressuur, vaid inimorganismile lähenetakse ikkagi terviklikumalt, mis siis tegelikult hõlmab tervet elustiili ja sealhulgas on üks oluline osa toitumisel. Toitumine on see, mida me teeme iga päev. Me sööme vähemalt 3 korda päevas. Me ei saa alahinnata toidu olulisust tervisele. Seega see ütlus, et toit on meie ravim, minu arvates peab 100% paika. Kui ma nüüd tulevikus terapeudina tegutsema hakkan, nii nagu praegune juhendaja, keda mul on suur rõõm ja au ja hea võimalus assisteerida, tema lähenemine samuti on hästi terviklik. Kui inimene tuleb oma terviseprobleemiga, siis lähtuvalt sellest probleemist muidugi on kas üks või teine aspekt rohkem luubi all, aga ütleme niimoodi, et 70% protsendil juhtudel on ikkagi see toitumine on keskne. Rõhk on sellel, et me võime sind aidata siin oma meetoditega, aga sa pead võtma vastutuse, mida ma loodangi selle õppega saavutada, et ma saan inimestele, kes ei tea, kust kohast peale hakata selle toitumise poolega, et ma saan neile anda konkreetsemaid juhiseid. Ma saan aidata neil teha need esimesed sammud. Sinna juurde kindlasti kõik teised meetodid ka. Mina õpin hetkel taimeravi, loodetavasti tulevikus ka ikkagi näiteks moksateraapia või akupressuur ja lisaks muidugi füüsiliste harjutuste soovitamine. Me peame väga lugu ka tsirkaadsest rütmist, ööpäevarütmist ja aastaaegade rütmidest. Kõike seda ma loodan siis sellise tervikuna tulevikus terapeuditöös rakendada. Rahvatervise Akadeemia toitumisnõustaja õpe on üsna spetsiifiline, et selles mõttes soovitan ikkagi eelkõige inimestele, kes seda hakkavad praktikas teiste inimeste nõustamiseks kasutama.